Samal ajal teatas Vladimir Putin täna 4. mail, et on valmis kompromissiks Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu ja et ta on valmis allkirjastama kokkuleppe Vladimir Zelenskiga. Vladimir Zelenski ise avaldas avatud kirja Ukraina presidendina Venemaa Föderatsiooni presidendile. Praegu pakun välja, et tsiteerime seda ja loomulikult ka analüüsida. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Enne kui alustame, palun teil tellida kanal, panna like ja jätta oma kommentaar ning vaadata minu eelmist saadet Vladimir Putini tänasest pöördumisest seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu. Täna Zelenski paljusid oma avaldusega. Täna ilmus Ukraina presidendi kantselei veebilehel avalik kiri Venemaa Föderatsiooni presidendile Ukraina presidendilt. Edasi hakkan seda kirja tsiteerima ja teie tehke juba omad järeldused. Niisiis, Ukraina president Volodymyr Zelenski kirjutab. Kui teie, see tähendab Vladimir Putin, rohkem kui 26 aastat tagasi Venemaa juhiks saite, suhtusid paljud Ukrainas teisse positiivselt. Nii see oli, see on nüüd minelik. Praegu valdav enamus ukrainlastest suhtub positiivselt sellesse, et meie pikamaa droonid külastasid teie foorumi avamist Peterburis, läbides üle 1000 kilomeetrit. Nagu te hästi teate, ei ole see vahemaa meie võimaluste piir. 26 aastat teie võimul olekut on täielikult muutnud päevakorda Ukraina ja Venemaa suhetes. Kaubavahetuse ja teiste tsiviilküsimuste arutamiselt on meie rahvad liikunud ainult tabamuste ja kaotuste teemadele. Peaaegu poole oma 26 võimuaastast Venemaal olete veetnud sõjas Ukraina vastu. Ükskõik, mida te ka ei räägiks NATO-st, geopoliitikast või vene keelest, see sõda on teie isiklik valik. Sõda ilma tegeliku põhjuseta, nii jääb see ajalukku. See aeg oleks võinud mööduda hoopis teisiti. Sageli kuuleme, et sõda sobib teile. Muidugi mitte siis, kui jutt käib teie Valdai residentsi või Moskva paraadi turvalisusest. Teie enda elu on teile väärtuslik. Aga nüüd näeme kõik, et see lõpuks enam ei sobi venelastele. Et sõda toob Venemaale aina rohkem puudusi ja negatiivsust. Neile ei meeldi meie droonid ja raketid, neile ei meeldi bensiinipuudus ja pidev hinnatõus, neile ei meeldi pidevad keelud. Neile ei meeldi teie kavatsus korraldada teine mobilisatsioonilaine, et laiendada sõda teisele suunale Ukrainas või suunata see mõne teise Venemaa naaberriigi vastu. Neile ei meeldi, et teie sõjal ei paista lõppu. Jah, te suudate siiani sundida venelasi niimoodi elama, aga teie ressursid vähenevad märkimisväärselt. Teil ei jätku raha ega poliitilist jõudu, et jätkata venelaste lojaalsuse ostmist, nii nagu te olete seda teinud 26 aastat. Me teeme kõik, et maailm selle eest hoolitseks. Nagu te ise ütlete, tuleb kõik üle lugeda. Eile saime aruande teie armee kaotustest Ukrainas rindel mais. See on taas üle 30 000 tapetud ja raskelt haavatud venelase. Me hoiame just sellist näitajat iga kuu. Ja iga teie kaotuse kohta on meil olemas videokinnitus. See ei ole lihtsalt sõnakõlks. Me teame, et teie kaotustest rindel on 63% tapetud ja ainult 37% on haavatud. 21. sajandil ei saa armeed endale sellist tasakaalu lubada. Edaspidi suureneb tapetute osakaal. Ei saa öelda, et me Ukrainas muretseksime venelaste pärast kõike seda, mida teie sõda Ukrainasse tõi. Aga mina hoolin ukrainlastest. Me kaotame oma inimesi ja iga meie kaotus teeb meile haiget. Ja isegi kui Ukraina vägede kaotuste suhe on 1:5 või 1:6 võrreldes Vene kaotustega, on sellel ikkagi väga suur tähendus. Samuti on oluline, et te juba regulaarselt iga paari kuu tagant lükkate edasi meie piirkondade, eelkõige Donetski oblasti vallutamise tähtaegu. Te ei valluta seda territooriumi sel aastal, kuid meie Ukrainas ei taha pidevat sõda. Me teame väga hästi, et ilma sõjata on mõõtmatult parem. Me tahame seda saavutada. Ma olen kindel, et enamik venelasi on valmis sellele positiivselt vastama. Ja te teate seda. Paljud ei uskunud, et Ukraina suudab nii kaua kaitsta. Teie ei uskunud. Ja need, kes teile nõu andsid, ei uskunud samuti. Kuid see oli viga. Te ei oodanud Ukraina ulatuslikku vastupanu ega ennustanud, et asi läheb nii kaugele. Aga me kõik oleme siin 5. aastat täiemahulise vastasseisu keskel. Ärge kartke sõjast välja astuda. See on peamine, mida teilt praegu oodatakse.
Ukraina säilitab iseseisvuse ja säilitab selle hoolimata kõigist prognoosidest. Me oleme ühendanud paljud maailmas, et kaitsta Ukrainat teie vastu. Me avastasime, me leidsime relvi ja rahalisi vahendeid. Me saame toetust, teie saate sanktsioone. Ja nii jätkub see seni, kuni Ukrainale saab osaks õiglus, mida me tahame ja mida on võimalik saavutada. Me ei lase neil, kes püüavad teid veenda, et Venemaa vastaseid sanktsioone oluliselt leevendatakse ja Ukraina toetust oluliselt vähendatakse, ilma teie seisukoha olulise muutuseta Ukraina suhtes saavutada edu. Viktor Orbani näide näitab, millise häbiga lõpevad need, kes otsustavad Venemaad aidata sõjas meie vastu. Ukraina on üle elanud rasked talved, kui te püüdsid hävitada meie energeetikat. Me pidasime vastu ja isegi pimeduses säilis ukrainlaste vastupidavus. Me viisime sõja teie territooriumile ja te poleks sellega hakkama saanud ilma Põhja-Korea abita. Te olete esimene Venemaa valitseja, kes oli sunnitud abi saamiseks pöörduma Pyongyangi poole. Ja täna olete te Hiinast täielikult sõltuv, samuti esimest korda Venemaa ajaloos. Te lootsite, et ukrainlastel ei jätku jõudu end kaitsta, aga nüüd aitavad meie poisid, aitavad ehitada kaitset meie partneritele Lähis-Idas ja Pärsia lahe piirkonnas. Te lootsite sisemisele segadusele Ukrainas, aga hoopis teie enda sõjaline üksus tõusis teie vastu üles. Ma arvan, et ta peab silmas Wagneri erasõjaväge. 23. juunil tuleb taas aastapäev ja vaikimine ei kustuta seda fakti ajaloost. Ja praegu vaatavad teie ametnikud, ärimehed ja propagandistid teid ilmselge väsimusega. Maailm näeb seda kõike. Maailm ei ole Ukrainast väsinud, nagu te kaua lootsite. Aga isegi need mujal maailmas, kes aitavad teil sanktsioonidest mööda hiilida ja teie majandust vee peal hoida, on Venemaast väsinud. Te ei saa seda mitte märgata. Pärast 26 aastat hakkas vanadus oma osa võtma. Mida edasi, seda suurem on väsimus ka teie suhtes. Me nägime luuredokumente, et te kaalute praegu sõjaplaane ka aastateks 2027-2028. Samuti teame, et loodate, et ballistilised raketid teed teile seda, mida kõik muu pole teinud. Te tahate tõmmata Valgevene veelgi enam sõtta ja nüüd peame me selleks valmistuma. Me näeme, et te mängite mingit mängu Transnistriaga. Teie propagandistid ähvardavad ühel või teisel moel kõiki Venemaa naabreid. Kas te tõesti tahate sellest kõigest läbi minna? Valik on nüüd teie. Piisab sõjast. Ukraina pakub selle sõja lõpetamist. Seda tuleb teha ausalt, väärikalt ja tagada, et uut sõja õhutamist ei tule. Me näeme, et Ameerika Ühendriigid pööravad kogu oma tähelepanu Iraani küsimusele. Ja ei ole õige lihtsalt oodata, millal nende tähelepanu pöördub Euroopas käiva sõja poole. Ukraina pakub sõja lõpetamist meie ja teie vahelises formaadis. Ma teen teile ettepaneku kohtumiseks. Kõik on kuulnud, kuidas teie esindajad naeratades ütlesid, et ma justkui võiksin Moskvasse tulla. Aga pärast sellist 26 aastat ei ole Ukraina juhil teie pealinnas ega ka Vene juhil Kiievis midagi teha. On riike, mis traditsiooniliselt võtavad vastu juhte sõja ja rahu küsimuste lahendamiseks. Šveits, Türgi, Araabia maailma riigid. Paljud võivad ja tahavad seda kohtumist vastu võtta. Just juhid otsustavad võtmeküsimusi. Nii on alati olnud. Ma teen ettepaneku määrata kohtumispaik. Me kuulsime, et teile lubati Alaskal lahendust mingitele asjadele, mis puudutavad Ukrainat ja Euroopat. Aga te näete, et Ukraina ja Euroopa küsimusi ei lahendata Anchorage'is. Alanud kahepoolsele rajale võivad liituda ka teised kindlad osalejad, kuna sõda Euroopas jätkub ja meil Ukrainas on vaja julgeolekugarantiisid. Ja ka teie soovite endale julgeolekugarantiisid. Loogiline tundub nende osalemine, kes tõesti saavad olla garantiide andjad. Meie arvates on Euroopa osalemine vajalik. Nende, kellel on tõesti võimalus olukorda mõjutada. Meie arvates peavad Ameerika Ühendriigid selles protsessis osalema ja just see võib määrata uue julgeolekuarhitektuuri konfiguratsiooni meie maailma osas. Meil on juba olnud kogemus paljude lepingutega Venemaaga ja mitte toimivate Minski kokkulepetega. Seetõttu tuleb kõigepealt leida meie kahepoolseid vastuseid olemasolevatele küsimustele ja mitte peituda keeruliste küsimuste eest mingite sõnastuste või tehniliste töörühmade taha ega raisata aega süstikdiplomaatiale. Oma sõjaga olete te igaveseks eraldanud Ukraina ja Venemaa. Rindejoon on nüüd see joon, kus diplomaatia peab algama. Ukraina on valmis täielikult relvarahu kehtestama ajaks, mil läbirääkimised jätkuvad. Ja see on tavapärane praktika, mida kinnitavad ka praegused sündmused Iraani ümber. Püüe saavutada tõelist vaikust on parim algus, et hakata omavahel rääkima.
meie arvates ei ole see lihtsalt katse, vaid tegelik tulevahetuse lõpetamine, kui te seda soovite. Te teate, et relvarahu jälgimist põhiliinidel võivad tagada Ameerika Ühendriigid. Ukraina on valmis sõjavangide vahetuseks põhimõttel kõik kõigi vastu. See võib olla hea sissejuhatus sõja lõpetamiseks. Tuleb astuda tõsiseid samme tsiviilisikute ja laste tagasitoomiseks, kes viidi sõja ajal ära. Tuleb määratleda, milline saab olema tulevik kõigile järgmistele põlvkondadele, ukrainlastele ja venelastele. Kui te isiklikult oma mõtetes ei jõua arusaamani, et see sõda tuleb lõpetada, jätkab Ukraina oma eksistentsi eest võitlemist. Meil on neid, kes meid toetavad. Aga ka teil tuleb palju rohkem oma eksistentsi eest võidelda. Mitte Venemaa, vaid teie isikliku eksistentsi eest. Ja see ei ole ähvardus minult ega Ukrainalt. Need on Vene ajaloo faktid, mida te hästi teate. Kui Venemaa väsib, toimuvad muutused. Me saame selle nimel töötada, et Venemaa väsiks. Te võite oma sõja peatada. Igavene mälestus kõigile, kelle elud on selle sõja tõttu kaotatud. Au Ukrainale! Sellise avaliku kirja kirjutas Zelenski Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile ja nüüd on muidugi huvitav vaadata tema reaktsiooni. Aga ma arvan, et ta jääb mõneks ajaks vaip, sest just praegu esines ta Vene propagandistide ees. Ja rääkis seal, et on valmis Zelenskiga kohtuma igal hetkel ja nii edasi. Aga nüüd kutsutakse teda läbirääkimistele. Seega vaatame, kuhu see viib. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.